Miga Keränen, Armando. Oli oktoobrikuu esimene esmaspäev. Sügis oli puudelehed kollaseks värvinud. Õpetaja Villi noppis ühe suure vahtralehe ja kõndis leht käes mööda koolikoovi. Ta oli valves. Tema töö oli vaadata, et kõik lapsed omavahel sõbralikult mängiksid. Villi tundis laste hõigetest rõõmu. Talle tuli meelde üks oma klassi poisi luuletus. Küll on vahetunnis lõbus iga päev meil nii, vahvad mängud tervitavad alati on siin. Kivimäe kooli hoovis puhus vali tuul. Villi kohendas oma ruudulist soni. Ta kõndis tiiru ümber kooli territooriumi, kus oli 2 maja. Üks neist oli kentsakalt madal ja lameda katusega. See nägi välja nagu akendega pinal. Selles majas õppisid 1. klassi lapsed. Seal asus ka kooli söökla. Teine viilkatusega maja nägi uhkem välja. Sellel oli 3 korrust ja ilusad väikeste ruutudega aknad. Selles majas nühkisid koolipinki kõik ülejäänud lapsed. Mõlema maja klassid olid täis lilli ja neid jagus ka koridoridesse. Isegi kooli vetsudes olid sõnajalad. Villi oli veendunud, et pealinnas pole ühtegi koolimaja, kus oleks nii palju lilli nagu Kivimäe koolis. Ka õues oli ilus. Seal kasvas suuri mände, ilupuid ja põõsaid. Lastele see meeldis väga, sest põõsaste vahel oli hea hukakat mängida. Luuremäng, väiksemate laste lemmiktegevus, käis suure hooga nüüdki. Suuremad mängisid enamjaolt jalgpalli. Kõige valjema häälega oli Priit, tark ja tugev poiss. Priitu tundis väljakul ära punaste juuste ja selle järgi, et ta kogu aeg teistele juhtnööre jagas. Löö! Üles! Ruttu! Mine, löö ära! Priidu parim sõber oli siilisoenguga Jaan. Mängus olid nad alati vastaspooltel, aga pärast mängu suurimad sõbrad. Jaanile meeldis väravaid lüüa. Mängu juhtimise asemel nõudis Jaan muudkui palli endale. Sööda! Ma olen vaba! Anna pall siia. Miks sa mulle ei söötnud? Nägid ju, ma olin vaba. Villi naeratas laialt. Priit, Jaan ja teised poisid kappasid palli järel nagu loomakari. Ta oleks ise ka jooksnud, aga õpetaja ülesanne oli valvata. Villi kissitas silmi. Suurte mändide all seisis väike poiss. Tal olid seljas valge dressipluus. Mustad lokkis juuksed ulatasid kaelani. Poisi naha värv oli tume. Palju tumedam kui teistel koolipere lastel. Taipas Villi. See on see uus õpilane, kelle ema on eestlane ja isa argentiinlane. Poiss oli ametis käbi toksimisega. Ta veeretas käbi jalaga osavalt edasi ja tagasi. Villi naeratas. Poiss mängis käbiga jalgpalli. Villist paar sammu eemal seisid Kerli ja Anne. Need olid 2 1. klassi tüdrukut. Poisi trikitamine pakkus ka neile huvi. Nad itsitasid ja sosistasid midagi omavahel. Villi teritas kõrvu. Kerli ütles Annale, see uus poiss on imelik. Tal on nii imelikud mustad silmad nagu söetükid. Ma kohe päriselt kardan teda. Appi, tegi Anne kriipivat häält. Mõlemad tüdrukud olid tavaliselt väga toredad, aga see, mis nägusid nad nüüd tegid, polnud sugugi ilus. Kerli irvitas nagu alligaator. See ei sobinud üldse kokku tema ilusa näo ja heledate juuksesalkudega. Anne keerutas oma patsi ja sisises nagu kass. Kohe päriselt kardan teda, kordas Anne sõbranna mõtteid. Kui Kerli juba ütles, et poisil on imelikud mustad silmad, siis nii ka on, mõtles Anne. Hüüetas Kerli. Kas sa kuulsid, kuidas ta tunnis õpetajale vastas? Ta räägib ka täitsa valesti. Mina küll ei taha temaga mängida. Mina ka mitte,
teatas Anne ja naeratas julmalt. Villi mudis käega lõuga. Ta ootas põnevusega, mida tüdrukud järgmisena ütlevad. Just siis aga helises koolikell ja esimese klassi lapsed jooksid madalasse lameda katusega majja. Suuremad lapsed suundusid suurde viilkatusega majja. Villi jäi veel korraks õue seisma. Ta kuulas mändide kahinat ja kogus mõtteid. 2 tüdruku vestlus oli ta murelikuks teinud. Kui tüdrukud hakkavad oma hirmujuttu teistele rääkima, võib see nakatada terve klassi. Siis on oht, et uus poiss jääb ilma ühegi sõbrata. Õpetaja Riin Kübar rääkis kiiresti ja palju. Lapsed kutsusid teda Kiivriks. Tal olid poolpikad punakas-pruunid juuksed, mis olid teravalt lõigatud. Selle järgi oligi ta saanud hüüdnimeks Kiiver. Armando, kas sa jõudsid selle lause vihikusse kirjutada, küsis Kiiver. Ta hääl oli heatahtlik, aga nõudlik. Jah, õpetaja. No, loe see lause palun ette. Armando vaatas vihikusse. Ta luges püüdlikult lause, mille oli sinna kirjutanud. Tasa sõuad, kaugele jõuad? Kiiver vaatas poissi leebelt. Talle meeldis Armando eriline eesti keel, mis kõlas küll võõralt, aga samas armsalt. Väga hea, Armando. Sa oled oma esimesel koolipäeval olnud väga tubli. Võiks arvata, et oled juba varemgi koolis olnud. Oskad nii hästi lugeda ja isegi kirjutada. Ma käisingi koolis. Argentinos juniorsi koolis. Aga lugema ja kirjutama õpetas mind ema. Sul on tubli ema. Tore, et sa meie klassi tulid. Armando noogutas. Lugeda ja kirjutada talle meeldis. Uute sõnade õppimine oli tore. Neid tuli Eestis elades iga päev ette. Siis küsis ta ema käest nõu. Ka praegu joonistas ta vihikusse küsimärgi. Selle sama lause alla, mille õpetaja oli palunud tal klassis ette lugeda. Tasa sõuad, kaugele jõuad. Ta otsustas, et küsib õhtul ema käest, mida see lause tähendab. Kui emakeeletund läbi sai, jooksis Armando esimeste seas klassist välja. Palliväljaku juures seisis mitu suurt poissi, kes valmistusid pallimänguks. Ta läks poiste juurde ja küsis siilisoenguga poisilt. Kas võtate mind mängu? Ei, vastas poiss. Tule Jaan, hakkame mängima, hõikas keegi siilisoenguga poisile. Aga miks? Hüüetas Armando imestunult. Sa oled liiga väike. See vastus tegi Armando meele mõruks. Ta istus puupingile ja vaatas kurvalt maha. Argentiinas oli ta iga päev jalkat mänginud. Siin pidi ta nüüd vaatama teiste mängimist. See oli õudne. Pingil istudes lootis ta ikkagi, et äkki kutsub keegi väljakult tema ka platsile mängima. Teised tema klassi lapsed mängisid uukakat, aga keegi ei kutsunud Armandot mängu. Klassiõde Kerli oli rääkinud oma õudusjuttu kõigile klassitüdrukutele. Ikka seda, et Armando mustad silmad on imelikud. Seda juttu oli pealt kuulnud ka nende klassi poiss Heiki, kes omakorda rääkis jutu edasi Teedule. Teet rääkis Reigole ja Reigo Tanelile ja nii edasi, kuni lõpuks tundus kõigile, et poisi silmad on hirmuäratavad. Isegi Armando pinginaaber Kristjan ei öelnud Armandole mitte ühtegi sõna. Oma esimesel koolipäeval jäi Armando üksi. Nii vahetunnis kui ka päris tunnis. Igal vabal hetkel vaatas ta aknast välja. Ta meeles mõrkus üks ainus küsimus. Miks teda jalkamängu ei võeta? Kui Armando koju jõudis,
küpsetas ema pannkooke. Ema pikad helepruunid juuksed olid ühes suures patsis. Tal oli ees valge põll, millele oli suurelt tikitud Ave. See oli Armando ema nimi. Köögikapi seinal rippus ka teine põll, see oli sinine ja selle peal oli kirjas Pedro. See oli Armando argentiinlasest isa nimi. Kas sa pannkooki tahad? Küsis ema poja käest. Suva! Ema märkas kohe, et poisil on mure. Koolis pidi olema midagi juhtunud. Ta küsis poja käest. Aga kuidas sul koolis läks? Kas oli raske ka? Ma ei tea, mitte eriti. Me pidime kirjutama igasuguseid lauseid selle järgi, mida õpetaja ütles. See on etteütlus, täpsustas ema. Jah, seda õpetaja ütles, nõustus Armando. Ta istus köögilaua äärde taburetile ja võttis koolikotist välja eesti keele vihiku. Ta tegi vihiku lahti ja küsis. Ema, mida selline lause tähendab? Ema pühkis käed puhtaks, piilus vihikusse ja lausus. Tasa sõuad, kaugele jõuad. Las ma mõtlen. See tähendab, et kui sa sõuad rahulikult, siis jaksad sõuda hästi kaugele. Suusatamisega on sama lugu, aga sõudmine on riimis jõudmisega. Selle lausega mõeldakse, et tasub teha asju rahulikult, siis jõuad elus kaugele. Jalka kohta see küll ei kehti, täpsustas Armando. Mis mõttes, küsis ema. Kui sa kiiresti ei jookse, siis võtab vastane palli ära. Seda küll. Eks sina ja isa jagate neid jalgpalli asju paremini. Kas sa oled sõpradelt küsinud, kus nad trennis käivad? Keegi ei taha minuga mängida. Mida? Mis sa räägid? Kust sa seda tead? Kas keegi ütles sulle? Jah. Ema istus Armando kõrval. Ta vaatas oma last mureliku pilguga ja uuris väriseva häälega. Kes, kallis Armando, ega sind koolis ei kiusatud? Ei kiusatud, aga üks suur poiss ütles, et ma olen liiga väike. Nüüd sai ema aru, mis Armandoga lahti oli. Poiss tahtis lihtsalt jalkat mängida, sest Argentiinas oli jalgpall kõige tähtsam asi ühe poisi elus. Ja mitte ainult poisi, vaid ka Pedro ja pea kõikide Argentiina meeste elus. Ta püüdis poissi lohutada nii hästi, kui oskas. Ära muretse, Armando. Küll nad võtavad siin veel mängu. Ei võta. Ma olen selles päris kindel, lausus ema. Siis tõusis ta püsti, tõstis lauale suure purgi maasikamoosi ja valas 2 klaasi külma piima. Ta tõstis Armandole ja endale pannkoogid ette ning kinnitas veel korra. Ma olen sellest täiesti kindel. Tore, et ema nii arvab, mõtles Armando. Ta otsustas, et homme räägib ta uuesti siilisoenguga poisiga, kelle nimi oli Jaan. Armando armastas ema tehtud pannkooke ja ta sõi neid mitu tükki. Ema sõi ka kõhu täis. 5 pannkooki jäi veel isale, kes helistas, et jõuab töölt koju väga hilja. Pärast vaatas Armando telekat. Üürikeseks unustas ta ära, et ei saanud päeval jalkat mängida. Hambaid pestes kerkisid aga kurvad koolipäeva mälestused uuesti silme ette, nagu oleks need talle peeglist vastu vaadanud. Armando jooksis oma tuppa teki alla ja hakkas nutma. Ema kuulis seda ja astus kiiresti Armando tuppa. Mul on Argentiina igatsus. Miks me pidime siia kolima? Ma tahan jalkat mängida. Ema paitas Armando lokkis juukseid ja ütles, et kõik saab korda. Siis viipas ta käega seinale, kus rippus autogrammiga foto. Ja kunagi saab sinust sama tubli jalgpallur nagu Diegost. Raamitud fotol naeratas jalgpallur. See oli Armando isa sõber. Pildi alumises servas oli kirjas mehe nimi Diego Armando Maradona. Nimi oli kirjutatud kuldsete tähtedega. Armando vaatas pilti ja tal hakkas parem.
ta oli väga uhke selle üle, et ema ja isa olid talle nimeks pannud Armando. kui poiss magama jäi, pani ema talle veel teki korralikult peale. siis ohkas ta omaette. küll on see jalgpall mõnele tähtis.